Hei, meie tänane teema on lahused ja lahuste protsendiline koostis. See teema on sinu jaoks oluline siis, kui oma järgnevas elus hakkad näiteks kurke marineerima ja sul on vaja valmistada soolalahus ja teades, mitme protsendilise lahuse pead sa valmistama, saad sa siis arvutada välja, kui palju on selle lahuse valmistamise jaoks vaja võtta vett ja kui palju on vaja võtta soola. Kõigepealt tuletame meelde, et lahus koosneb lahustist ja lahustunud ainest. Ja kui me vaatame nüüd seda sama lauset skeemi kujul, siis kõigepealt on meil olemas lahusti. Selleks võib olla näiteks vesi, etanool või bensiin ja me lisame sinna lahustunud aine, näiteks soola või suhkru. Seejärel segame lahusti ja lahustunud aine ühtlaseks ning me saamegi selle tulemusena terviku ehk siis lahuse. Lahuse massiprotsent näitab lahustunud aine massi osakaalu kogu lahuse massi suhtes. Massiprotsenti tähistatakse tavapäraselt väikese p-ga ja massiprotsendi leidmiseks tuleb ainemass jagada lahuse massiga ja siis korrutada see 100%-ga. Aga lahuse massiprotsenti on võimalik leida ka seosest, kus 100%-le ehk siis tervikule vastab kogu lahuse mass ja massiprotsendile on vastavuses ainemass. Siinkohal tuletame sulle ka meelde, et kogu lahus koosneb ainest ja lahustist. Seega kogu lahuse mass on võimalik leida, kui me ainemassi ja lahusti massi liidame omavahel kokku. Vedelike korral on meil aga mugavam mõõta nende ruumala, mitte kaaluda neid. Seega tuletan sulle siinkohal meelde, et ruumala ja massi seob meil suurus, mida me nimetasime tiheduseks. Tiheduse valem ütleb meile, et tihedus on leitav, kui me massi jagame ruumalaga. Ning veel palun sul meelde jätta, et puhta vee tihedus on 1 gramm kuupsentimeetri kohta. Esimeses harjutusülesandes tuleb meil leida morsiprotsendiline koostis ja me teame seda, et ema valas 180 grammi vee hulka 20 grammi siirupit. Kui sul alguses on arvutusülesannetega natukene keeruline, siis soovitan ma sul tekstis andmed alla joonida. Me teame, et vett on 180 grammi ning siirupit on 20 grammi, aga kirjutame ilusti ka andmed välja. Vesi on lahusti, järelikult saadki sa kirja panna, et lahusti mass on 180 grammi ning siirup on aine, seega ainemass on praegu 20 grammi ning meie peame leidma morsiprotsendilise koostise, järelikult massiprotsent on meil otsitavaks suuruseks. Lahendamist alustame põhiseose kirja panemisega. Sa tead seda, et 100% vastab terviku ehk siis kogu lahuse mass ning massiprotsendile vastab ainemass. Kui sa vaatad nüüd andmeid, siis ainemass on sul ilusti olemas, aga kogu lahuse massi sul veel ei ole. Samas tead sa seda, et lahus koosneb ainest ja lahustist. Seega, selle jaoks, et leida kogu lahuse massi, peame me ainemassi ja lahusti massi omavahel kokku liitma. Ja kui sa vaatad andmeid, siis sul on ilusti olemas nii ainemass kui ka lahusti mass. Järelikult kogu lahuse massi leidmise jaoks tuleb meil 20 grammile liita 180 grammi ning me saamegi kogu lahuse massiks 200 grammi. Ja seda saame nüüd ära kasutada protsendilise koostise leidmise jaoks. Seega kirjutame välja, et 100% vastab meil 200 grammi ning massiprotsendile vastab ainemass, mis on 20 grammi. Ja siit avaldame me massiprotsendi. Selle jaoks tuleb meil korrutada omavahel need arvud, mis on risti olemas, ehk siis 100% korrutame 20 grammiga ja jagame sellega, mis on massiprotsendile risti, ehk siis 200 grammiga. Sa näed seda, et grammid taanduvad välja ning 100 ja 200 saab ka veel taandada 100-ga. Kui sa 100 jagad 100-ga, jääb alles 1 ja 200 jagatud 100-ga on 2. Ning nüüd 20 jagatud 2-ga annab sulle vastuseks 10 ning ühikuks tuleb protsenti, seega saadki sa teada, et saadud morss on 10%-line. Kuna tegemist on vastusega, võiksid sa talle ka 2 joont alla tõmmata. Lahendame läbi sellesama ülesande, aga seekord kasutame me lahendamise jaoks valemit. Lahustimass
on meil ikka 180 grammi ja ainemass 20 grammi ning meil on vaja leida morsi protsendiline koostis. Nüüd valemist teame me, et massiprotsent on leitav, kui me ainemassi jagame kogu lahuse massiga ehk siis terviku massiga ja korrutame 100%-ga. Taaskord ainemass on ilusti olemas, aga lahuse massi ei ole. Ja lahuse massi leidmise jaoks peame me ainemassi ja lahusti massi omavahel liitma, sest et lahus koosneb meil ainest ja lahustist. Seega kogu lahuse massi leidmise jaoks tuleb meil 20 grammile liita 180 grammi ja me saamegi kogu lahuse massiks 200 grammi. Ja nüüd saame ilusti asendada arvud valemisse. Me peame 20 grammi jagama 200 grammiga ja korrutama selle veel 100%-ga. Sa näed seda, et grammid taanduvad välja ning 20 ja 200 saad sa ka taandada 20-ga, sul jääb alles 1 ja 10, ehk siis kui sa nüüd 1/10 korrutad 100%-ga, saad sa tulemuseks 10% ning me saame taaskord vastuseks, et tegemist on 10%-lise morsiga. Teises harjutusülesandes aitame Maril välja selgitada, mitu kilogrammi 5%-list soolalahust saab ta valmistada, kui tal on kasutada 500 grammi soola. Sa tead kõigepealt seda, et sul on 5%-line soolalahus ja Maril on kasutada 500 grammi soola. Järelikult kõigepealt paneme paika andmed. Hetkel on sul esimene andmepunkt massiprotsent, mis on 5% ning sool on meil aine, järelikult ainemass on praegu 500 grammi ning me peame selles ülesandes leidma, mitu kilogrammi lahust saab Mari valmistada, järelikult kogu lahuse mass on see, mida me otsima hakkame. Lahendust alustame kõigepealt põhiseose paikapanemisega. Sa tead seda, et 100% vastab kogu lahuse mass, mida meie käest küsitigi, ning massiprotsendile vastab ainemass. Kui sa nüüd vaatad andmeid, siis sa näed seda, et nii massiprotsent kui ka ainemass on sul ilusti olemas. Järelikult saame me kohe asendada arvud seosesse. 100% jääb meil vastavusse kogu lahuse mass, mida me hakkame leidma, ning 5% saame vastavusse kirjutada 500 grammi. Kogu lahuse massi avaldamise jaoks tuleb meil korrutada need arvud, mis omavahel on risti ja jagada siis selle arvuga, mis on risti selle lahuse massile. Järelikult 100% korrutame 500 grammiga ja jagame selle omakorda 5%-ga. Sa näed seda, et protsendid taanduvad välja ning 5 ja 500 saad sa ka taandada 5-ga, ehk siis alles jääb 1 ja murrujoone ülesse 100. Ning nüüd, kui sa 100 korrutad 100 grammiga, siis sa saad vastuseks 10 000 grammi. Kuna aga ülesandes küsiti kilogramme, tuleb grammid teisendada kilogrammideks. Sa tead seda, et ühes kilogrammis on 1000 grammi, järelikult selleks, et teisendada gramme kilogrammideks, tuleb meil arvu jagada 1000-ga, seega Mari saaks valmistada 10 kilogrammi sellist lahust. Proovime ka selle ülesande läbi lahendada valemi abil. Taaskord tead sa, et Maril on vaja teha 5%-line soolalahus, ainemass on 500 grammi seal ja sinu käest küsitakse lahuse massi. Kõigepealt paneme kirja massiprotsendi valemi, mis ütles meile seda, et massiprotsendi saame me leida, kui me ainemassi jagame terviku ehk siis lahuse massiga ja selle jagatise korrutame me 100%-ga. Sinul on olemas massiprotsent ja sul on olemas ainemass, aga vaja on leida kogu lahuse mass ja see tuleb nüüd sellest valemist avaldada. Selle jaoks, et see avaldamine oleks natukene lihtsam, võid sa mõelda, et 100% on murru lugejas. Veel võid sa endale välja kirjutada abistava seose,
3 on võrdne 6 jagatud 2-ga. Sa näed seda, et lahuse mass ja 2 on samas positsioonis ja 2 saad sa 6 ja 3-st nii, et sa 6 jagad 3-ga. Ja seda sama loogikat tuleb sul nüüd rakendada valemi jaoks. Seega kogu lahuse mass on leitav, kui sa ainemassi ja 100% korrutise jagad lahuse massi protsendiga. Ning nüüd saame me ilusti juba andmed asendada. Seega sa saad kirja panna, et 500 grammi tuleb korrutada 100%-ga ning see omakorda jagada 5%-ga. Sa näed seda, et protsendid taanduvad välja ning 500 ja 5 saad sa ka taandada 5-ga, 5 jagatud 5-ga on 1 ja 500 jagatud 5-ga on 100 ning nüüd, kui sa 100 grammi korrutad 100-ga, saad sa vastuseks 10 000 grammi. Taaskord me peame siin teisendama kilogrammideks, seega sa jagad 10 000 grammi 1000-ga ja sa saadki teada, et see vastus on 10 kilogrammi. Kuna minu jaoks on mõnusam lahendada ülesandeid läbi massiprotsendi seose, siis edasised ülesanded lahendangi ma läbi seose, mis ei tähenda aga seda, et sina ei võiks kasutada valemit. Järgnev harjutusülesanne ütleb sulle, et 5% taruvaigu tinktuuri kasutatakse kurgupõletiku raviks ja meie peame leidma, mitu grammi taruvaiku ja mitu grammi piiritust on 200 grammis selles tinktuuris. Kõigepealt sa tead seda, et sul on 5% taruvaigu tinktuur ning teda on kokku 200 grammi ja paneme need andmed ka kirja. Järelikult praegu massiprotsent on võrdne 5%-ga ja tinktuur on sul tervik ehk siis lahus, järelikult kogu lahuse mass on 200 grammi. Ja meie peame leidma, mitu grammi on taruvaiku ehk siis ainemassi ja mitu grammi on piiritust ehk siis lahustimassi. Ülesande lahendamist alustame ikkagi põhiseose paikapanemisega. 100% vastab meil tervik ehk siis kogu lahuse mass ja massiprotsendile vastab meil ainemass. Andmetes on sul olemas nii massiprotsent kui ka kogu lahuse mass, järelikult me saamegi kohe asendada seosesse arvud ja leida ainemassi. 100% vastab 200 grammi ja massiprotsendile, mis on 5%, vastab meil ainemass. Selle jaoks, et ainemassi siit seosest avaldada, korrutad sa omavahel arvud, mis on risti olemas, järelikult 5% tuleb korrutada 200 grammiga ja jagada 100%-ga. Sa näed seda, et protsendid taanduvad välja ning 100 ja 200 saad sa ka taandada 100-ga. Kui sa 100 jagad 100-ga jääb alles 1 ja 200 jagatud 100-ga jääb alles 2. Nii et 5 korda 2 grammi annabki sulle ainemassiks 10 grammi ja see on ka üks vastustest. Lisaks sellele on meil vaja leida ka lahusti massi. Sina teada ka seda, et lahus on tervik, mis koosneb lahustist ja lahustunud ainest. Ja sa tead seda, et kogu lahuse mass on leitav, kui me ainemassi ja lahusti massi liidame kokku. Sinul ei ole aga vaja hetkel lahuse massi, vaid lahusti massi. Ja seega avaldame siit lahusti massi, mille me saame leida siis, kui me tervikust ehk siis lahusest ja tema massi võtame, lahutame ainemassi. Lahuse mass on 200 grammi ja me lahutame sealt ainemassi, mis on 10 grammi ning me saamegi teada, et lahusti mass on 190 grammi. Viimane harjutusülesanne ütleb meile, et 1 liitris vees lahustati 348 grammi soola ning meie peame leidma lahuse protsendilise koostise. Kõigepealt tead sa seda, et vee ruumala on 1 liiter ja soola on 348 grammi ja paneme need nüüd ka andmetena kirja. Vesi on lahusti ja meil on ära toodud tema ruumala, ehk siis sa saadki kirja panna, et lahusti ruumala
on 1 liiter. Sool on aine ja 348 grammi on tema mass. Seega aine mass on praegu 348 grammi. Meil on vaja leida lahuse protsendiline koostis, järelikult massi protsent on meie otsitavaks suuruseks. Lahendamist alustame põhiseosega. Sa tead seda, et 100% vastav tervik ehk siis kogu lahuse mass ja massi protsendile vastab ainemass. Ainemass on sul ilusti olemas, massi protsenti tahad sa leida, aga selle jaoks peame me kõigepealt leidma kogu lahuse massi. Sa tead ka seda, et lahus koosneb ainest ja lahustist, seega kogu lahuse massi leidmise jaoks tuleb meil ainemass ja lahusti mass omavahel kokku liita. Ainemass on sul ilusti jälle olemas, aga lahusti massi sul veel ei ole. Lahusti kohta tead sa tema ruumala, aga sa tead ka seda, et tihedus on võrdne mass jagatud ruumalaga. Kui me siit nüüd avaldame massi, siis massi saame me, kui me tiheduse ja ruumala omavahel korrutame. Meil on tegemist veega ja puhta vee tihedus on 1 gramm kuupsentimeetri kohta ja meil on olemas ka veeruumala. Veeruumala on lihtsalt sul praegu toodud kui 1 liiter ja me peame kõigepealt teisendama. Sa tead seda, et 1 liiter on võrdne 1 kuupdetsimeetriga, aga sinul on tiheduse ühikuks grammi kuupsentimeetri kohta. Järelikult tuleb kuupdetsimeetrit teisendada kuupsentimeetriteks ja 1 kuupdetsimeetris on 1000 kuupsentimeetrit. Ning nüüd saadki sa seda ära kasutada lahusti massi leidmisel, ehk siis 1 gramm kuupsentimeetri kohta tuleb korrutada 1000 kuupsentimeetriga. Sa näed seda, et kuupsentimeetrid taanduvad välja ning vastuseks saad sa 1000 grammi. Nüüd on sul ilusti olemas ka lahusti mass, seega saame me edasi leida lahuse massi. Selle jaoks võtame ainemassi, mis on 348 grammi ja liidame talle lahusti massi, mis on 1000 grammi ja saamegi kogu lahuse massiks 1348 grammi. Nüüd on meil ilusti olemas ka kogu lahuse mass, seega saamegi leida lahuse protsendilise koostise ehk siis 100% vastab 1348 grammi ja massi protsendile vastab 348 grammi. Siit leiame nüüd massi protsendi, selle jaoks korrutame omavahel arvud, mis on risti olemas, järelikult 100% korrutame me 348 grammiga ja jagame selle arvuga, mis on massi protsendile risti ehk siis 1348 grammiga. Sa näed seda, et grammid taanduvad välja ning vastuseks tuleb umbes 26%. Ma loodan, et lahuse massiprotsendi leidmine on sulle nüüd mõnusalt loogiline ja juba mõne aja pärast saad sa ise lahuste valmistamisega tegeleda.